Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record, I24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. Kui Iisrael suundub väga olulistele valimistele, otsustasime, et see on hea võimalus vaadata laiemalt Iisraeli positsiooni maailmas pärast peaaegu 3 aastat kestnud mitmel rindel toimuvat sõda. Hiljutine Pew uuring, mis viidi läbi 36 riigis, näitas märkimisväärset langust Iisraeli rahvusvahelises positsioonis, kus 67% täiskasvanutest omab Iisraeli suhtes negatiivset arvamust, sealhulgas kõigis G7 riikides. Ja mida nooremad inimesed, seda halvemaks see muutub. Kuigi Iisraelil pole illusiooni populaarsusvõistluste võitmisest, välja arvatud ehk Eurovisioon, on see suundumus äärmiselt murettekitav. Ja kuigi sellel on palju seletusi, alates klassikalisest antisemitismist kuni eksitavate ja ekslikult juhitud ülemaailmsete meediakanalite põhjustatud teadmatuseni, on selge, et Iisrael on oma rollis selle Iisraeli vastase laine peatamisel või isegi aeglustamisel läbi kukkunud. Kuidas siis nii juhtus? Pärast Iisraeli ajaloos suurimat tragöödiat, kui selle rahva vastu pandi toime kõige kujuteldamatumaid õudusi. Kuidas juhtus nii, et pärast 7. oktoobrit, kui kogu maailm nägi neid sündmusi otseülekandes, sattus Iisrael rahvusvahelisel areenil ühte oma kõige isoleeritumasse perioodi? Ja mida peaks Iisrael tegema teisiti, et sellele suundumusele vastu astuda? Selle kõige lahti mõtestamiseks on mul täna saates hea meel tervitada Sharon Haskellit. Kanadas sündinud Haskell on endine Iisraeli asevälisminister. Seda ametit pidas ta alates 2024 aastast kuni eelmise kuuni, mil ta tagasi astus. Ta on Iisraeli parlamendi Knesseti liige Uue Lootuse parteist. Ja päev pärast oma tagasiastumise esitamist teatas ta, et asutab uue partei nimega Iisrael esiteks. Sharon Haskell, suur tänu, et liitusite minuga. See on suur rõõm, aitäh kutsumast. Jah, aitäh. Ma tean, et enne valimisi on väga kiire aeg, aga tänan, et leidsite aega. Nagu ma oma sissejuhatuses kirjeldasin, on see Iisraeli jaoks üks diplomaatiliselt kõige keerulisemaid aegu tema ajaloos või vähemalt viimastel aegadel. Teate küll, meeldejääv aeg. Ütleme otse välja, Iisrael on üks maailma kõige põlatumaid riike. Kuidas me siia jõudsime? Ja kas on midagi, mida me oleksime saanud teisiti teha, et seda tulemust muuta? Asi on selles, et ma ei ütleks seda nii. Ja ma arvan, et ilmselgelt tead, kui suur propagandakampaania Iisraeli vastu käib. See on. See ei ole ainult probleem Iisraelile, vaid see on probleem kogu maailmale. Ma mõtlen, me pole kunagi varem sellises olukorras olnud, kus New Yorgi üliõpilased kahtlevad ja isegi tunnevad kaasa neile, kes panid toime 11. septembri rünnakud. Ameerika lippe põletatakse tänavatel või Briti lippe Londonis, Oxfordi ülikoolis. Tead, emiraatlased on oma rahastuse ja stipendiumid oma tudengitele tagasi võtnud, sest nad ütlesid, et kui nad lähevad Oxfordi, siis radikaliseeruvad nad Inglismaal. Nii et see on aeg, mil radikaalne islamism võtab maailma üle. Ja Iisrael on sümptom selles globaalses radikaalses ususõjas, millega me praegu silmitsi seisame. See ei ole ainult Iisraeli probleem. See ei ole Iisraeli läbikukkumine, sest me ei saa võidelda Berliinis, New Yorgis, Washingtonis, Londonis, Pariisis läbikukkunud süsteemiga, kus need valitsused on lubanud sellel propagandal mitte ainult kanda kinnitada, vaid ka nende ühiskonnas juurduda. Nii et nende lapsed kasvavad üles vihkusega omaenda riigi vastu. Teate küll, põlgavad omaenda lippu ja traditsioone. Ja kui sa mõistad, mis praegu maailmas toimub ning saad aru, et me oleme 3. maailmasõjas ja need on radikaalsete islamistide jõud demokraatia ja vabaduse jõudude vastu, siis saame maha istuda ja hakata analüüsima, mis on Iisraeli roll selles. Ja ma pean ütlema, et me tegime palju paremini, kui ükski teine riik oleks suutnud teha. Ja ma ütlen,
et nüüd tehakse konkreetset koostööd paljude inimestega, kes on seda reaalsust teadvustanud. Et see reaalsus on ohtlik ka neile endile. Ja nüüd ühendavad nad jõud, et võidelda radikaalse islamismi vastu oma riigis. Ja see ongi probleem. See ei ole viha Iisraeli vastu. See pole isegi viha Ühendkuningriigi või Ameerika kui riigi vastu. Aga see on sõda vabaduse pärast. Viha nende demokraatlike väärtuste vastu, nende vabaduse, naiste õiguste, sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse väärtuste vastu. Või ükskõik millised neist asjadest, mille eest me oleme põlvkondi võidelnud, mille nimel meie vanavanemad ja vanemad on nii palju pingutanud. Jah, vaata, ma olen täiesti nõus, et Iisrael on osa sellest globaalsest suundumusest, mida me praegu näeme toimumas. See on selle sümptom. See on selle suundumuse sümptom. Aga vaata, las ma alustan sellega, et seal on ÜROs, rahvusvahelises meedias ja mõjukates poliitilistes ringkondades, on kui vasakul või paremal, on selge Iisraeli vastane kallutatus. Ja Iisraeli mõõdetakse enneolematult kõrgete standardite järgi. Sina endise välisministri asetäitjana tead seda väga hästi. Sa ei pea mind siin veenma. Küll aga ütlen seda, et Iisraeli ajakirjanikuna, kes kajastab Iisraeli peamiselt laiale publikule. Iisrael jääb aruteludes enamasti hiljaks. Tõendeid napib ja sõnumid ei jõua veenvalt kohale. Jah, ma ütlesin, et tõendeid napib, see ei tähenda. Tal pole tõendeid, vaid sageli annab ta oma esimese reaktsiooni välja 5, 6, 10 tundi pärast sündmust, kui arutelu on juba täielikult üle võetud. Nii et kui ma lihtsalt tahan lõpetada, kui tõde ja faktid on Iisraeli poolel, nagu ma usun, et ongi, mida peab Iisrael tegema, et muuta seda suundumust, millega ta silmitsi seisab. Vaata, iga propagandaspetsialist ütleb sulle, et valede levitamine on palju lihtsam kui tõe levitamine. Ja me oleme seda näinud läbi ajaloo. Ma arvan, et periood enne teist maailmasõda oli väga ilmne näide sellest, kuidas propaganda ja valed suudavad hiilida sisse ja levida nagu kulutuli. Ja faktid ei loe, tõde ei loe. Ja me elame põlvkonnas, kus ühel poolel on äärmusprogressiivid, kes keelduvad arutlemast ja vestlemas, keelduvad tunnistamast. Ja keeldutakse vaatamast fakte, andmeid, tegelikku infot, mis tuleb sisse ning kõik nende teooriad põhinevad ainult ühel asjal, emotsioonidel. Ja siis on sul teisel pool radikaalne parempoolne propaganda, mis toetub suuresti vandenõuteooriatele, olgu täielikele valedele. Selle ümberlükkamisel? Vaata, ma arvan, et see ei ole nii. Just see ongi asi. See ei ole ainult Iisraeli roll, sest see ei kahjusta Iisraeli nii palju, kui see kahjustab Ameerikat, Prantsusmaad, Inglismaad ja Hispaaniat. Ma mõtlen, vaata, mis seal toimub. Ma mõtlen, vaata, kuritegevuse taset, vägistamiste arvu, seda fakti, et noorem põlvkond, neil puudub igasugune rahvuslik uhkus. Ja ma tahan sinult küsida. Vaata Hispaania olukorda praegu, kus 10 000 migrandid saabuvad riiki, naisi vägistatakse, toimuvad röövimised. Ma mõtlen, see on täielik kaos. Me oleme mõlemad iisraelased ja iisraelasena tunnen, et ma elan riigis, mis on muutunud. Mida oleks välisministeerium saanud teisiti teha? Mida me saame Hispaanias teha? Samal ajal, kui nad kaotasid täielikult kontrolli, lastes neil radikaalsetel islamistlikel jõududel oma eluviisi dikteerida. Olgu. Ja kui sa pead ühel poolel tegelema vandenõuteooriatega ja teisel poolel emotsioonidega, mis ei toetu üldse faktidele, see tekitab nende enda ühiskonnas probleemi. Ja ma ütlen teile, nimetagem seda radikaalse islamismi 3. maailmasõjaks vabaduse ja demokraatia vastu. Teate, see ei ole ainult sõjaline lahinguväli. Sõjaline lahinguväli tuleb, nagu see tuli Lähis-Idas, nagu see tuleb praegu Aafrikas ja nagu see jõuab ka teistesse piirkondadesse. See on juba halvavalt sisse tunginud. Aga tegelik lahing käib juba, parlamendis, majanduslikul tasandil, usulisel tasandil ja ka sotsiaalmeedias. Ja see ei käi Iisraeli kohta.
see käib nende traditsioonide ja usu kohta ja kui hiljem tuleb sõjaline rinne pärast seda, kui nad on juba ehitanud mošeed, mida rahastab moslemi vennaskond või Iraan ja radikaliseerinud kohaliku elanikkonna. Nagu te näete, Hispaanias, Belgias, Prantsusmaal, Inglismaal ja teistes sarnastes riikides. Nii et nad on selle juurutanud pärast seda, kui nad on sotsiaalmeedia kaudu radikaliseerinud, on loonud väga kindla narratiivi ja täielikult moonutanud noorema põlvkonna mõttemaailma nendes Euroopa riikides. Mis sa arvad, mis edasi saab? See saab olema sõjaline rinne. Ja mul on sulle küsimus. Kas sa oled sõjaväes teeninud? Jah, olen küll. Miks? Sest see on Iisraeli kodanikuna kohustuslik. Noh, ma ütlen sulle, miks ma seda ütlesin. See kestab 3 aastat, see on kohustuslik, aga mitte sellepärast, et mind oleks sunnitud. Ma ise otsustasin saada lahingusõduriks. Sõjaväkke läksin armastusest oma maa vastu, uhkusest oma pärandi ja ajaloo üle, et kaitsta oma rahvast, sest ma armastan neid, eks? Sest ma hindan neid ja tahan neid kaitsta. Ma saan aru, mida see tähendab. Ja kui sa lähed Prantsusmaale, kui saabub päev, mil ees on sõjaline rinne, mitte ainult kultuuriline või meediarind, ja neil tuleb oma maa eest seista ja võidelda. Kes läheb rindele, et riskida oma eluga, kaitsmaks kultuuri, mida neid õpetati vihkama, lippu, mida nad tänavatel põletasid ja ajalugu, mida nad põlgavad. Nii et kuigi sa näed seda kui Iisraeli probleemi, on see eelkõige Prantsusmaa probleem, Suurbritannia probleem, Hispaania probleem. Ja me liigume selle poole. Me oleme näinud, mida need radikaalsed jõud on teinud Lähis-Idas. Me näeme, mida nad teevad Aafrikas. Nad olid sellele väga lähedal ka Ladina-Ameerikas, sest Hezbollah on seal. Nad on esirinnas sõjaliselt. Olgu. Kas siis Iisrael väärib kõige eest hindeks A+? Ära saa minust valesti aru. Aga ma küsin, mis on Iisraeli roll? Mida oleks saanud teisiti teha, et olla rohkem meediasfääris? Sest on olemas lahinguväli ja siis on olemas meediarind. Läksin välisministeeriumisse tööle 2 aastat tagasi ja me tegime palju. Olgu. Ja esimene asi oli lõpetada rääkimine emotsioonidest ja sellest, mida me usume või tunneme või arvame, et töötaks Ameerikas või Saksamaal või Inglismaal. Ja me tegime uuringu, et kõigepealt tugineda faktidele. Ja, see maksis päris palju raha. Olgu. Ja teha seda niimoodi erinevates riikides. Ja nende tulemuste põhjal koostasime korraliku plaani. Ja see ei pruugi mõnele inimesele õige tunduda, kuid faktidele tuginedes oli see väga tõhus. Näiteks investeerisime tehisintellekti tööriistadesse ja tehnoloogilistesse vahenditesse, et tuvastada, kui on konkreetne juhtum, mis puudutab Iisraeli. Nii saame kohe reageerida ega pea ootama 6, 7, 8 tundi, kuni saame saatkonnalt või kelleltki teiselt teate. Aga saame tehisintellekti programmist kohe hoiatuse. Kus, milline on sõnumi sisu, positiivne, negatiivne ja tegeleme sellega kohe. Aga sa ei saa eirata mõningaid sügavamaid probleeme. Olgu, ja kui me räägime, siis räägime rasketest asjadest. Kui me tuleme ja ütleme, ma toon sulle näite. Olgu. Levis valeuudis, et Iisrael pommitas humanitaarabi jagamise punkti. Olgu. Kui sul on see raport ja see märgitakse kohe ära, siis hakkad sa helistama sinna, kuhu öeldi. Sa lähed ja kontrollid Khan Yunises, helistad sõjaväkke. Nad hakkavad helistama, pressi esindajale. Ja siis nad lähevad ja hakkavad helistama komandörile ning kontrollivad ja ütlevad, meil polnud siin midagi. Nii et sa ütled, okei, igaks juhuks hakkame kontrollima ka teisi ümbruskondi. Nii et sa hakkad jälle helistama ja kõike seda kontrollima. Ja sa tahad olla kindel, et faktid on õiged. Ja nemad ütlevad, ei, kust see raport tuli? Võib-olla on see põhjas. Nii et kui sa hakkad põhjas kontrollima ja tahad kõik võimalused läbi käia, et olla kindel, et kui sa lähed internetti ja ütled, et see on vale uudis, see on vale, siin see on. Nad ei saa seda ümber lükata või nad ei saa lihtsalt sulle pilti või midagi postitada, et see tegelikult juhtus. Ja veelgi kahjuks, vaadates oma kolleege teistest rahvusvahelistest väljaannetest, on neil lihtsalt olnud lihtsam omaks võtta Hamasi narratiiv kui Iisraeli narratiiv. Aga me peame siiski kõrvale põikama. See ei ole juhuslik, see on tahtlik.
ei. Sellepärast ma ütlesingi eksitatud ja eksiteele viidud meedia. Aga ma ei taha alla kirjutada. Liigume edasi tänapäevaste sündmuste juurde. Näiteks eile korraldas Iisrael väga ebatavalise rünnaku Süürias, 70 kilomeetri kaugusel Türgi piirist. Nüüd USA suursaadik Türgis Tom Barrack ütles, et see viis peaaegu otsese sõjalise kokkupõrkeni Iisraeli ja Türgi vahel. Kas teie arvates oli see rünnak vajalik? Ja ma lisan sellele veel, on olemas selline arusaam väljaspool propagandasfääri, see kriitika Iisraeli vastu valitsuste poolt, mitte ülikooli ringkondadest, et Iisraelist on saanud kiusaja, kergesti päästikule vajutav, et pärast 7. oktoobrit, võttes kasutusele arusaadava julgeolekudoktriini, mis peab oma punaseid jooni maksma panema, on see lihtsalt liiga kaugele läinud. Ükski neist riikidest ei pidanud silmitsi seisma tõeliste eluohtike olukordadega otse oma piiridel. Seega nad ei mõista seda. Ja tead mis? Maailmale meeldivad surnud juudid. Nad tunnevad meile kaasa siis, kui juudid surevad. Aga kui me oleme võimekad juudid, kui me oleme juudid, kes suudavad end ise kaitsta, siis see neile ei meeldi. Nad eelistavad palju rohkem surnud juute. Aga just rünnaku all olles. Mul on kahju. Ma ei lase oma lastel ega oma rahval surra Euroopa riikide või teiste riikide poolehoiu nimel. Ja las ma ütlen teile, Süüria, ja pange mu sõnu tähele, saab hiljemalt 10 aasta pärast olema Iisraeli jaoks tõsine oht, eksistentsiaalne oht. Praegu tegutsevad seal sõjaväed. Ja kui te arvate, et Hamas on ühed kõige jõhkramaid, kõige alatumad, rõvedaimad terroristlikud organisatsioonid, nende tegude tõttu, mida nad tegid, see pole midagi võrreldes Jabhat al-Nusra ja Daeshiga, kes vabastati oma vanglast ja teenivad nüüd Al-Jolani politsei ja sõjaväeüksustes. Ärge eksige, sellest saab üks Iisraeli suurimaid ohte. Nüüd. Iisraelil on palju ohte, millega toime tulla. Aga minu küsimus on, kas see sõjaline hoiak, kus rünnatakse iga ilmnevat ohtu, on jätkusuutlik? Sest see on viinud Iisraeli 3 aasta pikkusesse sõtta, mis on tema ajaloo pikim ja tegelikult ei paista sellele lõppu. Kas see ongi nüüd uus reaalsus iisraellaste jaoks, elada mõõganajal ja ilma alternatiivita? Üks suurimaid õppetunde, mis saadi 7. oktoobrist ja sõjavägi ütles seda väga-väga selgelt. Ma proovin selle inglise keelde tõlkida, ma pole seda kunagi tõlkinud. On see, et Iisrael ei tohiks kunagi konflikti lihtsalt hallata. Vaid lahria et. Kuidas sa ütled lahria, ehmatada, laiali lammutada. Sinu vaenlane. Sest iga kord, kui sa üritad seda ohjata, kasvab see elu ohtlikeks mõõtmeteks ja muutub eksistentsiaalseks ohuks. Ja kui sa tegeled nende probleemidega kohe alguses, siis suudad sa ära hoida palju suurema tragöödia ja sõja, mis muidu tuleks. Ja me teame, mida tähendab tegeleda radikaalsete islamistlike jõududega. Süürias on olemas status quo. Nemad tahavad seda murda. Me peame tagama, et nad mõistaksid, mida tähendab status quo murdmine. Iisrael ei kavatse järgmise 10 jooksul radikaalset islamismi välja juurida. Kas see tähendab, et järgmise 10 jooksul on Iisrael aktiivses mitme rindega sõjas? Me peame tegema ja jätkama kõike, mis on meie võimuses, et kaitsta oma riiki ja lapsi radikaalse islamismi eest. See on otse meie piiridel. Seda oleks iga riik teinud. Ja ma mõtlen, kõik need silmakirjatsejad ütlesid, me laseme Daeshi oma piiridele, et nad istuksid otse meie piiridel ja võib-olla tooksime mõned Türgi sõdurid koos varustusega, et nad istuksid otse meie piiridel. Ja ma tahan näha Hispaaniat. Tead, kui Iraan loob terroristliku rühmituse, olgu eksistentsiaalset ohtu kujutavate relvadega otse nende piiridel. Ma mõtlen, ole nüüd. Ja kui Trump ütleb, sa pead lõpetama oma rünnakud Gazas, sa pead lõpetama oma rünnakud Süürias
ja sa Me lihtsalt peame korraldad jätkama rünnakuid ja Liibanonis. tegema kõik endast oleneva, et tagada, et meie laste ja meie riigi ees ei oleks eksistentsiaalset ohtu. Iisrael ulatab alati rahukäe, alati. Aga nemad ei tee seda. Isegi kui ma pean silmas Meil transsoolistele avaneb eitavat võimalus vastamist. kaasas. Me ütlesime neile, relvad maha. Relvad maha. See on kõik. Relvad maha. No rahunõukogu tõi ja peaminister Netanyahu ütles sellele ei. Kas teie arvates tähendab relvitustamist see, et relvad on Hamasi terroristidest politseinike, mitte Hamasi võitlejate käes? Palun ära tee minuga neid nalju, sest see ei ole naljakas. Need on päris inimesed, kes kaotasid oma elu 7. oktoobril. Ja ma teen kõik endast oleneva, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks. Ja see tähendab ka Liibanoni. Me tahame rahu Liibanoniga. Me sillutame teed rahule Liibanoniga. Aga selline terroristlik, radikaalne islamistlik Iraani organisatsioon nagu Hezbollah tuleb relvituks teha. Sest muidu loome me ainult vaikuse ja stabiilsuse illusiooni, kuni nad on jälle piisavalt tugevad, nagu eelmisel korral, et Iisraeli rünnata. Ja me ei tohi sellesse punkti enam jõuda. Ma ei lase sellel enam kunagi juhtuda. Ja ma teen kõik, mis minu võimuses, kõik, et seda ära hoida, sest minu tütred ei ela 7. oktoobrit uuesti läbi. See on väga selge. Läheme edasi saate viimase osa juurde. Kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja palun ütle lühidalt esimene asi, mis pähe tuleb. Mis pähe tuleb, nii et siin on esimene pilt. See on peaminister Benjamin Netanyahu. Vau, vaata, ta on tugev ja tõeline juht. Okei. Ja on olnud palju raskusi. Ja ma olen olnud ka pettunud teatud asjades, mis on juhtunud. Ma arvan, et viimastel nädalatel oli minu suurim pettumus vabastuse eelnõu. Ja ma olen karjunud, hoiatanud ja võidelnud vabastuse eelnõu vastu, hoiatades neid selle eest, mida see tegelikult kaasa toob. Ja tead mis? 2 nädalat tagasi astus ta ise välja ja ütles väga selgelt, et see oli viga. Okei, nii et tead, koos kõige sellega, tead ka teatava pettumusega, tead, ma arvan, et on hea, kui on juht, kes suudab oma meelt muuta ja ka oma viga tunnistada. Olgu, liigume järgmise pildi juurde. See on Raami partei juht Mansour Abbas. Ta oli, ma arvan, liiga palju oma ajast ees. See unistus. Või see fantaasia, et nad suudavad panna Iisraeli ja Palestiina konflikti seisakusse ning keskenduda Araabia kogukonna ülesehitamisele ja tugevdamisele, oli vale fantaasia. Ja kahjuks, kui see eksperiment ebaõnnestus, oli väga ilmne, et see ei juhtu uuesti veel väga paljude aastate jooksul. Jah või ei? Kas Raamil on järgmises koalitsioonis koht? Kindlasti mitte. Hästi. Ja viimane pilt, see on sinu ametisse vannutamine Knessetis. Veidi üle 11 aasta tagasi, septembris, saab 11 aastat. Vau. Milline teekond? Ma mõtlen... Vau, see on... Sion. Kui sul oleks üks lause, mida sellele noorele naisele seal öelda, mida sa talle ütleksid? Jah, ma arvan, et kui ma olin 11 aastat tagasi seal, siis oli mul nii suur visioon ja nii palju inspiratsiooni tulla ja seda teha. Ja ma ütleksin talle, et jätka oma südame järgimist. Ja teades, et täna tood sa Knessetisse midagi täiesti uut, sa kannad oma südant varrukal ja järgid seda, millesse usud, ükskõik, mida nad ütlevad või pakuvad. Ja ma tahaksin lihtsalt talle jõudu anda, sest sinu ümber on nii palju küsimärke. Ja iga otsuse puhul, mida sa teed, tead, et sul on küsimärk, kas see on õige otsus. Ja ma lähtusin oma otsust tehes alati ühest asjast. Mis on õige minu riigi jaoks? Mis on õige minu rahva jaoks?
ja ma annaksin talle lihtsalt rohkem veendumust ja rohkem jõudu nende otsuste tegemisel, sest see on nii raske ja nii muret tekitav, tead. Kas sa teed ikka õige otsuse? Aga täna tagasi vaadates, jah, saades Liberty Awardsi. Vabadusest, majanduslikust vabadusest ja tead tsiviilvabadusest, ikka ja jälle, seistes oma ideoloogia ja väärtuste eest, millega ma tulin. Kuni tänaseni, minnes vastamisi mõne kõige mõjukama poliitikuga ilma igasuguse hirmuta, lihtsalt edasi minnes. Ma ütleksin, et olen nii uhke. Tead, Noh, kahjuks meil ei ole seda ajarändamise võimalust, aga ma tahan tänada sind sinu aja eest, Cheyenne Haswell. On palju, mida me veel ei jõudnud arutada, aga ma hindan sinu aega ja sinu vaateid. Tule meile taas külla. Suur aitäh. Järgmisel nädalal jälle siin saates On The Record. Tänase ja kõik varasemad episoodid leiad YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!